Keegi noormees oli palju murueide tütardest ja nende suurest ilust kuulnud. Ta südamesse tekkis soov murueide tütreid kord näha saada. Küll käis ta igal ööl metsas kuuvalgel vaatamas ja varitsemas, aga iialgi ei läinud tal õnneks murueide tütreid näha. Viimaks ärkas talle meelde, et võiks targa juurde minna nõu küsima. Kuidas mõtles, nõnda tegi. Läks, rääkis targale loo ära ja küsis, kuidas võiks murueide tütreid näha saada. Tark kohe õpetama. Mine 3-4 päeva järgi mööda 3 risti allikale ja pese allika veega silmi. Kui selle peale kuuvalgel ööl metsa lähed, küll siis murueide tütreid näed. Noormees käis 3-4 päeva õhtul järgi mööda 3 risti allikal ja pesi allika veega silmi. 4. neljapäeval ei võinud ta enam õhtut ära oodata. Juba poole päeva ajal läks ta metsa murueide tütreid varitsema. Viimaks jõudis õhtu kätte. Kuu tõusis metsa tagant ja muutis öö valgeks nagu päev. Noormees varitses allika lähedal põõsas ja ootas neidude tulekut. Korraga kuuldi kahinat ja sahinat ja vaata, tuuletiivul ruttas salk noori neiusid allika ligidale laialdale murule. Murueide tütardel olid lumivalged riided seljas ja üks ikka kaunim kui teine. Allika ligidale jäid nad seisatama. Neiud tegid ringi ja algasid nüüd heljutantsu. Nagu näha, ei puutunud nende jalad sugugi maa külge. Nii kergelt heljusid nad. Vahete vahel tuli ring noore mehe ligidale põõsa äärde. Noormees soovis enesele 100 paari silmi, et seda ilu ja kaunidust paremini näha. Äkki tõusis talle imelik nõu pähe. Kui neiu rong korra jälle ringtantsul üsna ta peidupaiga juurde tuli, kargas noormees nagu kuul neiude sekka. Valjusti kiljatasid imeneiud hirmu ja ehmatuse pärast ja kadusid nagu tinatuhka. Aga näe, noormees oli oma saagi saanud. Ta käte vahel rabeles kõige ilusam neiu, kelle ta teiste hulgast kinni rebinud. Küll püüdis neiu ennast kõigest jõust lahti päästa ja ära põgeneda, aga noormehe käed hoidsid teda nii kõvasti kinni, et võimata oli põgeneda. Kui imeilus neiu ennast noore mehe käte vahelt ei jõudnud lahti rabeleda, hakkas ta viimaks paluma. Lase mind lahti, kuri mees, lase mind minna. Õed ootavad mind. Eit hakkab taplema, kui ma õigel ajal koju ei tule. Lase mind minna. Nõua palgaks, mida tahad. Ma tahan sulle kõik maksa. Aga noormees kohe vastu. Paremat palka ma ei taha kui sind ennast. Kallimat varandust ei või ollagi, kui sina oled. Koju tahan ma su viia ja naiseks võtta. Küll katsus imeilus muruneid veel sipelda ja ennast lahti rabeleda, aga asjata. Kui viimaks nägi, et noormehe käest enam ei pääse, jäi ta rahulisemaks.
Noor mees võttis kauni muruneiu sülle ja viis koju. Kodu hoidis mees neiut kätel, tegi talle pai ja andis talle mett. Ja vaata, viimaks leppis neiu noormehega nõnda, et enam ei katsunudki ära põgeneda, kui noormees ta käest lahti laskis. Aga mis ime sündis teisel ööl? Murueit ise tuli tütart taga otsima. Kott kulda kaenlas, teine vööl. Murueit kohe noormeest paluma. Lase lahti, mu tütar, noormees. Lase sa lahti, annan sulle 2 kotti kulda vaevapalgaks. Noormees vastu. Ei taha ma su kulda, Murueit. Sinu tütre olen ma endale saagiks saanud ja tahan ta enesel pidada. Murueit uuesti kauplema. Lase tütar lahti, annan sulle kulla ja jään peale kaupa sind ennast ka veel teenima. Noormees vastu naerma. Niisugust vana eit ma ometi abikaasaks ei taha, kui sina oled, Murueit. Sinu tütar on ja jääb mulle abikaasaks, sellega asi otsas. Kui nüüd Murueit nägi, et noore mehega kaup ei siginud, hakkas ta tütart meelitama, et tütar ära põgeneks. Tule, tütreke, su õed ootavad sind ammu ja tahavad sinuga tantsupidule minna. Põgene ära inimese juurest. Siin on õnnetu elu. Meil kodu on aga õnnis elu. Kõigi õnnede riik on Mururiik. Eide suureks imeks panemiseks vastab tütar aga Eidele. Ei, Eit, mina jään, kuhu armastus mind toonud. Elage Mururiigis edasi. Mina aga tahan maa peal inimeste seas elada. Ema tütart noomima ja manitsema. Maailmas põed sa, kallis tütreke. Su igavene noorus kaob. Sa lähed vanaks ja su käsi käib niisama nagu inimestel. Mururiigis jääd sa aga igavesti nooreks ja võid iga päev heljutantsul käia. Kõigist manitsustest hoolimata vastab aga tütar Eidele. Las noorus kaob, mis ma sellest hoolin? Ma olen parema varanduse leidnud, mis kallim on kui Mururiigi igavene noorus. Ma olen armastuse leidnud. Nüüd tunnen ma, et armastusega elu vast õieti algab. Kõigi õnnede õnn on armastus. Murueidel ei aidanud muu nõu, kui pidi tütre inimeste sekka jätma ja kurva meelega tütarde juurde tagasi minema. Murult röövitud tütar elas aga noore mehega ütlemata õnnelikku elu.